Tere päevast, kallid inimesed. Kuidas te siis elate? Imeliselt. Tohoh, kes ütles? Julged nii öelda kohe? Ohoh. Kuidas see reliikvias öeldi, et sinu ausus teeb sulle, annab sulle õigust või midagi, au või midagi. Ja tänu Jumalale, kui kõik elavad hästi. Ma olen mõelnud selle üle ka, selle hästi elamise üle. See on nagu selline huvitav asi. Ma avastasin, et mina ei tea, võib-olla pooltes olukordades, maestro, tere, kas me oleme? Peab kohe, jah. Aitäh, maestro. Nii palju maestroid on ümberringi õnneks. Ja kõik on meistrid. Tänu Jumalale. Aga siis me võime nagu ilusti alustada kohe Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja tervitada kõiki kohale jõudnud ja kõiki, kes vaatavad meid erinevate kanalite peal ja elavad kaasa. Kas kellelgi on mingi ootus millegile Jumalalt? Ja minu arvates ootus on nagu mingil määral näljaga seotud. Ja mina ütleks niimoodi, et kui on tulnud suur laine, pühavaimu laine, no siis kujutate ette lainet meres, eks ole. Laine tuleb, paneb meile niisuguse hea doosi, saame märjaks, ja ta viib nagu mingil määral edasi ja siis nagu tõmbab tagasi, olete tähele pannud. Ja ma ei mäleta, mingis riigis keegi oli kuskil huppumas, keda viisid lained tagasi, nii et avamerele kohe. Ma ei tea, meil vist ei ole siin Balti meres, aga Mustas meres ma olen kuulnud küll, et on ka selline oht, et lainet veavad tagasi sind, kui sa kuidagi ankrusse ei saa. Ja vahest on nii ka, et kui sa oled nagu puudutuse saanud, peale puudutust tuleb nagu külmus või hoolimalt, olete tähele pannud. Võib-olla teil ei tule, aga mõnedel tuleb ja minul ka on tulnud. Et mul on tulnud sellega nagu võidelda, et ma ei ole nõus seda tuld ära andma, mis minusse pandi. Ma ei ole nõus, et kurat lihtsalt ütleb, et aga varastame tal selle ära, tal ei ole seda ikka vaja, ta ei tee sellega ikka midagi, jah. Eks ole, ja lähmegi öösel, võtame talt üle selle, paneme sinna mingi külmuse ja mingisuguse värgi, las ta siis käkib sellega nagu oskab ja teeb, mis tahab. Ja selline tendents on olemas vahetevahel vaimses maailmas. Mõned seda usuvad, mõned seda ei usu, mõned ütlevad, et keegi ei saa meile midagi teha kunagi. Aga siis pärast ma näen need kirikus ka tükk aega ja mitmeid aastaid ja siis, kui Jumal lubab, nad tulevad jälle kuskilt. Et see on nagu ikkagi selline võitlus, me oleme sinna paratamatult kaasatud. Ja ma lugesin mingit raamatut, kellegi raamat oli, ma ei mäleta, kes see autor oli. Tema kirjutas hoolimatuse vaimust. Kujutate ette, et selline vaim on olemas, hoolimatuse vaim. Ma ei hooli. Millest sa ei hooli? Aga millest tahad? Mitte millestki ei hooli. Ja loodame. Ja mitte millestki ei hooli. Ei hooli, mis saab, mis homme saab. Ei hooli, et peaks mõtlema ka mingi tagavara peale. Näiteks, et enne palgapäeva oleks midagi alles või ei hooli. Perest ei hooli. No millestki eriti ei hooli. Lähen hukka, ei hooli. Pole minu asi. Põlen põrgus, ei hooli. Pole minu mure. Ja see on nagu jube nagu ehmatav selline, teate, positsioon. Ma ei arva, et siin kellelgi selline oleks. Aga sellised nagu võimekused on olemas ja siin meil on inimesed tänaval nüüd käinud kuulutamas, eks ole, ja erinevad inimesed on erinevalt reageerinud sellele Jumala sõna vastuvõtmisele. Ja üks oli hästi kõva mees omal ajal, ma mäletan, kunagi oli selline isik, Larry Mininger, ta on ka praegu, aga tal oli maja seal kuskil lennujaama taga Peetri külas ja ta kutsus sinna inimesi sööma.
sest ta arvas, et eestlased on külmad oma suhetes ja nad ei hooli üksteise vahelistest nagu suhtlemisest ega suhetest. Ja Ameerika ühiskonnas pidi olema teistmoodi, seal pidid olema kõik, et üks teeb hamburgerit, kõik tulevad sööma ja siis söövad kõik hamburgerid ära või kuidas seal pidi olema, aga meil eestlane teeb hamburgerit, paneb koerad välja, uksed kinni, jahipüssi kõrvale ja keegi ei saa sealt midagi. Halleluja. Kõik on minu, šomajo. Ja mingeid konkureerivaid firmasid ei ole mulle tarvis siia. Ja mõneti sellest on hea, sest et me saame olla siis erandlikud, kogu aeg pühendunud Jumalale. Me saame kujutada ette, me saame elada nagu mungad või nunnad, nunna elus. Mitte midagi ei ole vaja, ainult mina, Jumal ja see koht ükskõik milline, kus ma olen, kogu aeg nii. Ja kui keegi tahab suhelda või minna kutsuda kuskile linna külla või kuhu iganes, ma räägin, et ma olen kogu aeg kinni ja ma olen hõivatud, sest ma olen kogu aeg, ma olen paastus ja valves tänu Jumalale ja niimoodi ärkamine majja toodi, võib-olla jah. Ja võib-olla mitte, ei tea. Igatahes mina sain seal Läri koguduses väga sütitatud ja ründasin Läri naabrit esimesena. See oli üks mees seal, selline pikk, suur, kõhetu mees, mingi 70, ma ei tea, võib-olla 5 või kuskile kanti aastas. Ja ma läksin vaimustusega ta juurde, küsisin, tere, kallis naaber, kas sa juba oled Jumala laps? Ta tegi selline vingus näo pähe, nagu oleks söönud midagi väga ebameeldivat või näinud tonti, kus nagu Reliikvia filmis keegi küsis, et kas sa oled tont või inimene. Mul oli selline tunne, et see olen mina, keda ta nägi seal. Parasjagu ta näo ilme oli väga ilmekas, tuli välja, et ta ei olnud mitte endine näitaja, vaid endine miilits. Ja võib-olla see on üks ja sama, aga ma ei tea, igatahes nagu väga lähedal tundus olevat. Igal juhul ta vaatas mind sellise pilguga, et ma tundsin, et ta soovis, et ta oleks hiinlane Tiibetist, kes suudab pilguga põletada mind maa alla. Šamm! Õnneks sellist asja ei juhtunud, ma jäin maa peale seisma. Tema pilk läks läbi ja ma ütlesin talle, kuuled sa, mul on nii südames rääkida sulle Jeesusest. Ma olin nii vaimustatud ja innustunud. Ma tulin just sealt toast välja. Seal räägiti sõna ja anti süüa ja lõpuks öeldi ka, et kõik lähevad ju koju. Ja siis ma nagu läksin. Aga see onu oli hästi külm ja siis ta ütles sellise raudse lause, millega minu innustus kustus, tuli rauges ja kõik nagu selline motivatsioon langes. Tundsin, et jäine maitsev õhkkond, jäine mantel tuli ümber minu. Ta ütles sellise lause, ma lähen parem põrgusse, kui selle sektiga siin ühinen. Ma ehmatasin nii ära. Tahtsin öelda, et sulle sündigu sinu sõnade järgi, aga ei jõudnud midagi öelda. Vist naine signaalitas ja ütles, et ma olen kauaks jäänud lobisema. Et meil lobisemise eest palka ei maksta Reliikvia ja siis me pidime ära sõitma ja siis ma kuulsingi, et ta oli 2 nädalat hiljem lahkunud sellest maailmast ja läinud avastama paremaid jahimaid ja parimaid asju. Ja ma mõtlesin, mis asi põhjustab sellist viha või täielikku ükskõiksust, kui sa ei ole enam esimeses nooruses, ma mõtlen seal kuni 25-30, no oled 70 ja pluss millegiga, no keegi ei tea näo järgi, kui palju seda oli. Mis saab põhjustada niimoodi, et inimene isegi ei ole nõus korrakski kalkuleerima alternatiivset programmi peale selle, mida nõukogude ajal õpetati kuskil, eks ole, et äkki ikkagi on mingi alternatiivne versioon ka olemas. Äkki sa ei olegi nagu notsu, kes elab, sööb ja sigitab ja siis saetakse alla auku või süüakse ära ja ongi kõik. Vaid äkki seal on veel midagi. Äkki liivaannus ei olegi lahendus, äkki on veel keegi, ei ole. Ja igal juhul võta või jäta, ma mõistsin, et osadel inimestel on ikka suht suva, ütle SS, eks ole. Suht suva täiesti, mis saab. Ja ma mõtlesin seda, et kuidas küll saaks niimoodi, et oleks ilmneks või oleks mingisugune jõud, mis kuidagi, ma ei tea, kas või üleloomulikult minu elus või minu peres hoiaks meid SS-ist kuidagi eemale. Et seda ometi ei juhtuks. Teate, sellega on niisugune lugu, et võid ju arvata, et seda kunagi ei juhtu, aga vaimsed asjad on nii kavalad, et vahest sa vaatad kedagi ja ülbelt ütled, oi kui loll, mina küll nii ei teeks.
ükski kristlane ei tee niimoodi. Ja sa ei tea, sa mõistad ta üle kohut. Ja 6 kuud hiljem tuleb, keegi ütleb, vaata kui loll ta on, mina küll nii ei teeks. Ja sa ei märkagi, et sa oled sinna sattunud, kus sa oled, sellepärast. Need mängureeglid on sellised, et see on nagu väga ohtlik. Niimoodi nagu vaadata. Ja teate, mis see SS ehk suht suva, sellel on üks võime süüa ära tuli ja nälg Jumala järele. Ja sellepärast me peame SS-ist lahti saama igasugusel kujul ja kombel. Ja vaatama, et kurat ei saaks panna meile mingisuguseid, kuidas öelda, seemnekesi kuskile sisse, et SS meid üle ei haaraks. Praegu võib-olla nagu ei olegi midagi, aga teate, kõigel elus on tendents kasvada, olete tähele pannud? Kõik tahab kasvada. Ta kas kasvab heaks või ta kas kasvab halvaks. Ta kas kasvab sulle rahaks või ka tahab kasvada sulle pankrotiks. Aga ta ei taha eriti seista ühe koha peal. Ta nagu mitte ei taha. Ja selleks, et teda kuskile poole hoida, sa pead nagu vaeva nägema. Aga kui sa lähed SS-ida peale, siis sa ei märkagi, et sa oled mõnusa kelguraja peal. Ja laulad seda juba ei uhti ja sõidad väest alla kuskile ja seal kelguteerib juba allpool sügaval. Ja siis sa mingisuguse tee hetke peal, pöörde peal, kui sa kelgu pealt maha tuled, mõtled huvitav, miks piibel kirjutab, et elurada läheb ülespoole. Ja see äratundmine vahest on nagu natukene, kuidas teile öelda, ütleme vahetevahel nagu ehmatav, ütleme, võiks võrrelda üles ärkamisega. Kas ärganud inimene võib üles ärgata veel? Kus sa arvad, Krista? Krista peab võimalikuks, et isegi ärganud inimene võib veel korra üles ärgata. Mõned on siin mitu korda kogenud, et isegi kui nad on ärkmal, nad võivad 4-5 korda järjest ärgata. Ja kas ma sain õieti aru, ma ei tea. Kuidas? Ja vaimselt ärgata, ja, või mingil asjale lihtsalt ärgata, avastada, et näiteks, et gaas on lahti, ma ärkan üles ja hirmuga jooksen, enne kui naaber suitsu põlema paneb kuskil majas. Hirmuga lähen ruttu, panen kinni, ennem tänan Jumalat, õhutan aksad ja kõik muud, eks ole, mida iganes ärkan. Või vaimulikult ärkan ja märkan, et kelk sõitis mäest alla kuskile sügavale ja nii edasi. Aga sellest natuke pärast poole tahaksime nüüd võtta kätte, muidu ma vaatan, ma räägin ülistajate aja ära kuidagi kogemata. Võtta kätte ja kiita ja ülistada Jumalat. Halleluja. Meil on täna kooriorkester siin. Nii et palun, Eigo, kas sa ka täna laulad midagi? Viiuliga ei ole täna, ei ole kaasas. Okei. Üldse ei laula praegu. Aga sa ära ütle, tee nagu seal mingi Loretti multifilm oli kunagi, kus mingi andekas noor läks eksamile ja pani selja taga maki käima ja laulis seda. Ja ma ikka, mäletate, võib-olla te ei mäleta. Ja tal oli hääle mure pärast, läks halvasti ja hääl murdus nii ära, et läks kuskile mujale. Jah, aga ikkagi tast enam midagi peale seda ei saanud, kui ta Robert Loretti oli nooruses. Midagi väga suure pärast ei saanud. Aga sellest on Jumal teisi mehi tõstnud ja võib-olla siin on ka meie hulgas inimesi, kes astuvad tema, kuidas öeldakse, sandaalidesse või jalajälgedesse. Nii et seda kunagi ei tea. Ahah. Kas sa laulad aariaid ka, Viljar, või ei laula praegu? Praegu ei laula. Selge. Aga võtame ka ette, kallid sõbrad, tõuseme püsti, teeme alguspalve. Vaatame issanda peale ja täname Jumalat. Nii paljud ootamatud inimesed on otsustanud külastada meie tagasihoidlikke, alandlikke koosviibimisi issanda Jeesuse Kristuse nimel, et isegi Eero on täna meiega. Ta vist enam küll ei laula ega ei mängi, aga siiski vaimselt on meiega. Kallis taeva isa, ma tänan sind selle hea aja eest Eestimaal. Tänan selle jutu eest, kuhu ma tahtsin jõuda, et rõõm on teatud määral enda teha. Ma lihtsalt ei võta vastu madalaid sagedusi ja elan kõrgel ja kõrgsagedustes ja kisun tagasi seda, mida mult tahetakse ära võtta. Ja üks asi, mida mult ära tahetakse võtta, on kindlasti tuli, nälg ja teine asi, mida kindlasti tahetakse võtta, võib olla rõõm,
aga Jumal, sina oled andnud meile rõõmu. Sa ei ole mõelnud niimoodi, et kristlased terve oma 3, 40, 5, 60, 70, no meil muidugi nii suure praktikaga inimesi siin ei ole, nii paljude aastakümnete jooksul käiksid ainult ringi, kas siis arbuusides või sidrunites ja sidruninaeratus on neil näol kogu aeg. Halleluja! Jumal, ma tänan, et see murdub, puruneb ja laguneb täna Jeesuse võimsal nimel taas, kui see kellegi suuvõrele on tekkinud mingisugusel kombel. Jah, meil on perioode, jah, meil on sessioone, kui meid nagu lõigatakse ringi, muudetakse, parandatakse, aga see ei ole see, et see jääb kestma. Ja ma sain mingit julgustust täna. Ma vaatasin mingit meest, kellel on mingi, mina ei tea, 5-sekundiline klipp ja see mees just rääkis sellest huvitavast asjast, ütles, et kui sulle on lubanud uue sessiooni Jumal ja seda ei ole tulnud esile, siis kurat peab seda kinni. Ja ta ütles sellise lause väga huvitava, et tõsta üles käsi, kui sa oled sina ja sa tunned, et sa peaksid minema edasi. Aga sa oled jäänud seisma ja midagi on sind peatanud ja see ei ole sinu tahe on peatuda, siis tõsta üles käsi ja ma valvetan selle eest ja ütlen, et see jõud sureb Jeesuse nimel. See jõud kaob sinu elust Jeesuse nimel. See kuivab sinu elust Jeesuse nimel. Sest nagu kogu koosolekul täna alustati, et Jumal alati suurendab ja kasvatab oma asju. Kui kasv on kinni jäänud, siis me tahaksime ka, issand, olla need, kes täna palvetavad, et see, mida hingevaenlane on pidanud kinni või peatanud, et see jõud laguneb, sureb ja hävineb meie eludes. Jeesuse nimel, halleluja. Meid ei ole mõeldud, Jumal ei ole olnud spetsiaalset plaani, kus me aastakümned käime sidrunivõrega ühest kohast teise ja mitte kuskile toodame mitte midagi peale nilbe naeratuse. Vaid issand, see, et sa oled andnud meile südame rõõmu. Ja see ei ole alati kättesaadav kergelt, aga see on alati kättesaadav, kui selle järgi minna. Ja ei ole takistusi, mis sa suudaksid seda kinni peatama jääda. Jah, võivad olla asjaolud ja takistused, mis seda peatavad, aga nad ei saa seda jääda. Sest Jumala sõna loeb, kui väljud ütlevad minuga koos. Jumala sõna otsustab. Ja Jumal on andnud mulle rõõmu. Kuule, sa kuuluta vähe julgemalt, tead. Sina vajad seda ka, viska see nutuvõrgu minema ja ütle, Jumal on otsustanud mulle rõõmu anda. Ja ma olen saanud selle kätte. Ma elan selles. Vähe sellest, ütle koos minuga. Ma naudin igat päeva oma elus. Mu elu ei jookseks nagu liivakell tühjaks. Nii et ma ei ole midagi teinud. Vaid vastupidi. Ma leian oma saatuse. Ja kui tulevad väljakutsed, Jumal annab mulle strateegilise tarkuse sellega hakkama saamiseks. Halleluja, sest ma olen võitja, nagu tema on võitja. Jah, mind loksutatakse ja kõigutatakse, aga ikkagi ma olen võitja. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus, halleluja. Isa, ma tänan ka, et taevas on lahti täna, et me jutustame lahtise taeva all. Jumal, ma tänan, et sinu hoovus tuleb ja haarab meid. Sinu hoovus tuleb, issand. Sinu hoovus. Ütle koos minuga, anna mulle armu. Astuda sinna sisse. Et kui see tuleb, ma oleks selle sees. Et ma ei jääks sellest välja. Et kui su külastus tuleb, mina oleks seal sees. Anna mulle see soosing. Jeesus, aita mind minu limiteeringutes. Issand, tee see mulle võimalikuks. Tee see mulle võimalikuks. Ma sõitan kõiki võimalikke ebajumalaid enda juures või kus iganes.
ja tänan, et sa oled mind vabastanud neist kõigist. Ainult sina oled see, kellele mu süda tuksub. Aita mind seda hoida. Aita mind hoida südant kui enam kui midagi muud. Et see tuksuks sinuga ühes rütmis. Jumal, sa oled loonud ja teinud koguduse. Sa oled tahtnud nii teha. See on su tahe. Ja ma palun, aita mind käia sinu südamega ühes taktis. Ühes rütmis. Mitte vasturütmis. Mitte ees. Mitte lohiseda järel. Vaid ühes rütmis. Aita mind, Jeesus. Aita mind, Jeesus. Ma piserdan Jeesuse vere. Kõige selle jõu vastu, mis tahab mind sellest kuidagi eraldada. Ma keeldun sellest eraldumast. Ja nüüd ütle koos minuga. Sa oled öelnud niimoodi. Miski ei suuda mind eraldada Jumala armastusest. Miski. Halleluja. Sest sinu armastus kestab ja ei muutu konstantselt minu suhtes. Jeesuse nimel. Te olete valmis juba, jah? Halleluja. Kas ei olnud hea? Teeme aplausi Jumalale. Halleluja. Me anname sulle au. Me anname sulle tänu. Me ülistame sind. Me anname sulle au. Jeesus, sina oled kuningate kuningas ja isandate isand. Ja ilma sinuta ei ole midagi. Halleluja. Ütle, ilma sinuta ma ei oleks siin. Ütle, ilma sinu vaimuta ma ei oleks see, kes ma olen täna. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Amen, amen. Sõber, tee lahti oma suu. Tee lahti oma süda. Ära ole nagu eestlane pulma esimesel päeval. Ole nagu eestlane pulma 6. või 5. päeval. Kui kõik on vennastunud ja notsustunud ja ole avatud issandale, anna talle au ja tänu kõige eest, sest ta on hea ja tema heldus kestab igavesti. Amen.
ma võitlen. Ma usun, sina oled võitnud, tõstan kiitust kõige eest, mis teinud sa. Oma lahinguid nii ma võitlen, oma lahinguid nii ma võitlen, oma lahinguid nii ma võitlen, nii vaid. Oma lahinguid nii ma võitlen, oma lahinguid nii ma võitlen, oma lahinguid nii ma võitlen, nii vaid. Ma võitlen. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, nii vaid. Oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, nii vaid. Oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, nii vaid. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Ma võin paista ümber piiratud, kuid mu ümber on vaid Jeesus. Oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, nii vaid. Viimane kord, oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, oma lahinguid nii ma võidan, nii vaid. Ma viskan ära raskuse ja ülistustrüügariietu. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu õueks päeva. Viskan ära raskuse ja ülistustrüügariietu. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu õueks päevaks. Viskan ära raskuse ja ülistustrüügariietu. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu õueks päevaks. Viskan ära raskuse ja ülistustrüügariietu. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu õueks päevaks. Viskan ära raskuse ja ülistustrüügariietu. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu õueks päevaks. Õueks päevaks, see on nii, see tõesti on. Ma viskan ära raskuse ja ülistustrüügariietu. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu õueks
tüüdi sinust iialgi armastan. Armastan sind, Jeesus, armastan sind, Jeesus, see armastus ei kustu. Armastan sind, Jeesus, armastan sind, Jeesus, tüüdi sinust iialgi. Kulutades vabadust ja lootust nimes Jeesus. Tahan kuulutada. Tahan kuulutada nime Jeesus. Üles südamete mõtete. Rahu leiame su ligi joonus, nimes Jeesus. Su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on. Ahela murrab ja valgust näitab, tuli põletab. Tahan kuulutada
peal. Sinu nimes on vabaduses. Sinu nimes, ainult nimes Jeesus on vabadus. Maalt kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlase. Minu peres Jeesus, su nime hüüan ma. Jeesus. Maalt kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlase. Minu peres Jeesus, su nime hüüan ma. Jeesus, Jeesus, Jeesus. maalt kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlase. Minu peres Jeesus, minu peres Jeesus, su nime hüüan ma. Jeesus, ükskord veel. Jeesus. Maalt kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlase. Minu peres Jeesus, su nime hüüan ma. Jeesus. Hüüame koos kõik Jeesus. Su nimes. Su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on ahela murrad ja valgust näitab, tuli põletab. Nimes Jeesus, su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on ahelad murrab ja valgust näitab, tuli põletab. Tänu Jeesus, lihtsalt täna teda oma sõnadega. Tänu. Ütle tänu Jeesus, täna teda. Kõvasti, kõva häälega, nagu 5. päeva pulmas. Halleluja, tänu Jeesus, 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 haara meid, issanda vaim. Haara meid, oma pilve. Vaid sinu nimes on vabadus. Jeesus, ava ennast, ava Vaid ennast, sinu ava ennast, nimes ava on ennast. vägi. On ülistus Jeesus. On ülistus Jeesus. On nimes Jeesus. Sinu nimes Jeesus. Tänu talle vere, ülistame verd, tänu talle vere eest Eestimaa üle, tänu talle vere eest, tänu talle vere eest, tänu talle vere eest, tänu Kolgata vere eest, tänu talle vere eest siin saalis, kõigi meie peal, inimeste peal, tänu talle vere eest, tänu sinu ligiolu eest, issand, tule oma vaimuga, et me ei oleks jalgpalliklubi või veel midagi, issand, tule sina. Luba oma palel paista meie peale. Jeesus.
me hüüame sind appi. Kõik, mis on mu elus, kuulub sulle, Jeesus. Võta minu süda, sulle alistun. Kõik, mis on mu elus, kuulub sulle, Jeesus. Võta minu süda, nüüd sulle alistun. Mis leitud sai, kui alistasin end sinu ees, mu kuningas, sa, kes lunastasid mind. Rahu tõine tuleb sult, kui muutud ma. Sinu arm nii muutumatu, tõstan käed ja kuulutan. Mis on mu elus, kuulub sulle, Jeesus. Võta minu süda, nüüd sulle alistun. Kõik, mis on mu elus, kuulub sulle, Jeesus. Võta minu süda, nüüd sulle alistun. Pole parema, kui anna sulle kõik. Võta mind üle, võta mind üle. Su arm nii võrratu, su nimi suurim on. Igatsen sind ma, igatsen sind ma. Pole parema, kui anna sulle kõik. Võta mind üle, võta mind üle. Su arm nii võrratu, su nimi suurim on. Igatsen sind ma, igatsen sind. Pole paremat. Pole paremat, kui
nüüd sulle alistun, Jeesus, kõik, mis on mu elus, iga asi kuulub sulle, Jeesus, ma kõik, võta minu süda, nüüd sulle alistun, nüüd sulle alistun, nüüd sulle alistun, nüüd sulle alistun.
sest oled minu õigsus sa. Sind ülistan, mu Jumal. Pole teist kui sa, pole teist. Pole teist kui sa, Jeesus. Pole teist kui sa. Pole teist kui sa. Issand, me täname sind, Jeesus, me täname, et sa oled hea Jumal. Täname, et sa oled armastav Jumal. Et sa andsid oma poja, Issand. Sa andsid, Jumal, oma ainusündinud poja Jeesuse. Täname sind, Jumal. Täname sind, Jumal, selle nime eest taevas. Täname, Jumal, et sina said lihaks, Issand. Issand, me armastame sind ses paigas, Jumal. Me kiidame sind, Jumal, sinu nime eest. Me kiidame sind selle eest, kes sa oled, Jumal. Issand, mitte minu nimele, vaid sinu nimel au, Issand, nagu ütles Taavet. Mitte mulle, vaid sulle au, Jumal. Sulle au, Jumal, sulle au, Jumal, sulle au, Jeesus. Tänu, Issand, tänu ja kiitus sinu nimele, Jumal. Tänu ja kiitus sulle, Jumal, selle eest. Tänan, et sa oled meie eludes, Jumal. Tänan, et sa oled avalik meie eludes, Issand. Tänan sind, Jeesus, sinu tule eest taevast. Tänan sind, Jeesus, sinu rõõmu ja rahu eest taevast. Tänan sind, Jumal, selle eest, et sa oled andnud oma lastele väe ja meelevalla, Issand. Oled andnud meile väe ja meelevalla. Olla iga nõrkuse, iga raskuse, iga üle mure. Sest see on sinu nimi, mis on üle iga haiguse, üle iga needuse, üle iga patu, Jeesus. Tänu sulle, Issand. Sinu valguses me näeme valgust, Jumal. Sinu valguses me näeme valgust. Tänu, Jeesus. Tänu, Jeesus. Sinu valguse eest, mis on ses paigas, Issand. Mis paistab siit, Jeesus. Ülistus sulle, Jumal. Halleluuja. 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 Olete nõud, teeme Jeesusele aplausi, et ta on hea. Halleluuja. Et ta on meiega siin. Me ei ole nagu vaeseks lapseks jäetud, vaid ta on meiega. Tänu sulle, Issand, selle armu, et me oleme sulle kõik au ja tänu tõepoolest, nagu öeldud on. Halleluuja, aitäh, aitäh. Mulle tohutult täna läks peale see viiul, mida Tarmo kiskus välja sellest masinast sealt ja Allani nagu selline mõõdukas trumm oli väga minu arust hea. Keegi ei peksnud kartuliputru seekord, ei üritanud temast porgandit teha, aga oli nagu väga mõõdukas. Aitäh kõigile. Teeme aplausiga ülistuse, olete nõus? Täname, Issand. Ja aitäh teile kõigile. Ja kiitus Jumalale. Halleluuja. Ja meil oli ka kokkulepe täna selline väike, et täna viibib või vähemasti peaks meie hulgas olema ka ja Maila ja Joogan Kaudrin ja teeme neile ka aplausi. Halleluuja. Nüüd, ja nad olid nagu võtmas ka mingi väikse aja, et Maila ei ole meil ammu jutlustanud, kui mitte öelda, et mitte kunagi, aga ta on digitaalselt meie koguduse liige. Ta on ainuke digitaalliige, tähendab, kes kunagi on võetud digitaalselt, aga tal on endiselt teened kodumaa ees, sellepärast, et ta on ära nii-öelda evangeliseerinud
osa nagu, ma ei tea, kas kõiki neid Aafrika riike või lähedal seal Hispaaniale, mis on maurid ja kõik, kes seal kõik elavad. Ja siis ka niisugused vähem ohtlikud riigid nagu Afganistan, Iraan, musulmaan ja veel mitmed teised riigid. Nii et igaüks teeb oma tööpõllu peal seda, kus teeb. Peaasi, et sul oleks ka põld ja et sul oleks ka kuskil midagi teha. Ja kui sul põld on ja kõblast ei ole, võta naabrit või küsi laenuks, nagu juudid tegid ja pärast läksid ära vist või kuidas iganes. Peaasi, et su põllulaap saab tehtud, halleluuja, ja õigsuse meetodidega. Nii et me paluks teid siis tulla ette, võtke ka väikene aeg ja jagage seda, mis Jumal teeb Nigeerias, Passalvaanias või veel kuskil, kus mida ma ei tea. Sa venitad meie vaia otsad väga liiga laiaks. Halleluuja, aga tänu Issandale, me väga oleme rõõmsad, et oleme siin ja praegult hiljuti me olime ka siin koos ühe grusiiniga, see tõesti ühe põleva ja tulise grusiiniga ja see oli tõesti vägev ka need järgmised päevad, kui me olime Soomes retriidi, missionäride evangelistide retriidil ja inimesed tõesti said ristitud ja vees ja vaimus ja siin olid ka sellised head tunnistus. Eile just kuulsin peale seda üks vend, kes läks sinna retriiti ja ta käis arsti juures korra läbi enne seda ja talle avastati 3 haigust ja üks nendes oli üle 60, kuidas need suhkurud, ja diabeet. Ja nüüd, kui ta tuli tagasi, tal oli 5 ja 3. Eile just rääkis ja me nägime teda ja see nii, aga juhtus meil selline moment seal, me Jumala vaim tõstis meid kõik jalgadele ja me tantsisime seal ja no ta on 70 ja selline turske vend ka ja selline tead ja ta ütles, ma vist ei ole 50 aastat tantsu löönud. Ja ta tantsis seal ja naine tiristas välja sinna tantsule ja midagi juhtus sellel hetkel, sellel momendil ja nüüd tal on selline äge tunnistus ja kõik need 3 haigust on läinud lihtsalt. Halleluuja, tänu Issandale. Ja see on mu abikaasa Mille, kes ei tea ja nüüd ja ta ei ole siin vist käinud olnud, aga me oleme koguduse liikmed koos siin. Aga kohe ma tahaksin ka öelda, et ka nüüd ees on meil ootavad Hispaania, Albaania, natuke konkreetsemalt siin riigid ja siis Mongoolia ja Usbekistan. Nii et palvetage meie eest ja me oleme teie saadikud ja me viime evangeeliumid teie õnnistuse ja toetuse läbi. Halleluuja! Suur tänu teile! Amen, halleluuja! Ja ma unustasin natuke eesti keele, aga ikka tule meelde, siis viimast 9 aastat ikka olnud teised keeled. Ja aga tore teid kõik näha jälle. Ja no elu on ikka erinevad igal pool ja see pastor unustan öelda, et Hispaanias on marokkaanlased elavad. Siis Marokko on kõrval meid ja praegu väga palju neid on. Isegi rünnavad hispaanlasi ja võtavad nagu businessed ja palju asjad ja hispaanlased natuke tagasi hoidlikud ja praegu rünnavad ukrainlased, venelased ja rootslased, norrakased ja igal pool ja ikkagi huvitav ikka nagu elada seal. Siis me oleme praegu seal kusagil 2,5 aastat ja meil on seal huvitavad naabrid ka olemas ja hispaanlased ja ei oskavad rääkida, ainult oskavad rääkida see hispaania keelt aga ja mañana ja siis nad ei ole mingi huvi reisida üldiselt palju ja nad on rahul omaga nagu seda Hispaaniaga. Ja siis ikkagi ma mõtlesin, kuidas me siis alustan jutlused evangeelium seal ja siis kus kõik hispaanlased aga ikka leidsin ühe, kes oskab inglise keel, aga ma natuke ka oskan
ja siis ma nagu palvetasin enne, kui nad külastasid meid ja siis ma, see oli jõuluaeg, proovisime alustada nagu natuke jutlustada, spetsiaalselt võtsime aeg, et noh, nagu õige nagu. Aga siis tuli välja, et nad ei taha, nad päriselt ateistid ja ei taha uskuda mitte budistid, mitte kristlased, et ei pidutsevad jõulud, mitte midagi sellest ja nad kohe öeldi meile, ei, me ei räägime mingi religioosne asjades üldse, siis mida sellest rääkida ainult, mis iganes, mitte ainult Jumalast. Ja siis no ma mõtlesin, ikka peab kuidagi jõuda ja hakkasin palvetama ja meie grupis hakkasime palvetama naabrite eest. Ja enne, kui ma tulnud siia, siis üks neist nagu külastasid meid ja kes oskasid inglise keelt. Ja siis ma mõtlesin, no siis ma ei lase tema ära, kui ta hakkab seda palvetada ja see võtnud nagu 3 tundi. Ja no rääkida Jumalast ja ma alustasin algusest, ei, mingi buddad oli, muslimid, kõik valed, kõik need kristlased, Jeesused, kõik on valed, katoliiklased on valed, kõik rahad taavad, kõik midagi. Siis ta on nagu väga agressiivne ole, siis ma lihtsalt Jumal püha, palun tule, siis tee midagi. Siis ma jätkasin lihtsalt ja tundsin nagu Jumala ligiolu. Ja siis võtnud, ma ei tea, 2 või 3 tundi järjest ja kogu aeg ma tundsin seda õhus. Ja lõppude lõpuni. Ma ütlesin, kas ma palvetan su eest? Ja siis palvetan mu eest. Ja siis me palvetasime koos ja ma hakkasin isegi võrad keelega, Jumala taevane keelega palvetada. Kuulan ühe nagu kõrvaga, ta midagi ütleb ka sellest juba. Ja siis ta läks ära ja nagu mina, nagu mu südamesse võtnud, kunagi mõtle, et ära pane seda rist inimeste peale. Sa võib jätkuda palvetada, Jumalases võib puudutada ikka inimesi. Aga üks tunnistus mul on 1. jaanuaris, et enne seda paar päeva enne ma külastasin hambaarst, puhastasin oma hambad 90 € eest, mis mul oli ja siis nad ütlesid, siis ma uurisin välja, kui palju ma peaks veel nagu teha, kui palju raha läheb. Ja siis mul oli 2 hambaid, tagahambad, tarkuse hambad oli täiesti tühid ja siis nad ütlesid, see tuleb suur hind, see Saksa kliinik. Siis ma mõtlesin, mis teha sellega, tulnud koju ja mu sõbranna, ta elab Hispaanias kaua seal. No kas ma panin ta appointment sulle või number arsti juurde, ma ütlesin, ma arvan, mul ei ole piisavalt raha, et minna sinna see Saksa kliinikule. Aga 1. jaanuaris meil on spetsiaalne üritus oli, et me nagu tegime sõbraga nagu breakfast sõbraga ja kõik oli need, nagu Johannes võib-olla rääkinud sellest asjast, need põgenikud ja olnud ja Venemaa poolt ja Ukrainas poolt ja Armeenias poolt, igal poolt. Ja siis ma ei tundsin suurt rõimu, sellepärast mul natuke mure oli. Ja siis õhtul ma ütlesin Jumalale lihtsalt enne, kui ma läks magama. Jumal, anna mulle lihtsalt rõimu. Sa tead, ma peaks homme minna. Ja ma ei tunne rõimu. Kuidas ma lähen, kui mu rõimu ole? See on natuke võimatu midagi Jumalas rääkida, kui sul rõimu poole. Kui sa lähed mingi inimestele, nägu keegi hakkab siin kuulama, mis üldse seda mõtleda, minna üldse kuhugi. Ja siis ma nagu palvetasin, et sellepärast seal kõik mitte kristlased ja mõtlesin, Jumal on lihtsalt meile rõimu ja läks magama. Hommikul tõusnud nagu vara hommikul ja mõtlesin, midagi valesti mu suu sees. Proovisin oma keelega puuduta, augud pole. Kõik on täis, seal on täis, mis oli puudu. Tõesti plombid kõik olnud, kõik taga suured. Ja
eile ma käin nüüd arsti juures siin ikkagi kontrollima, siis ta ütles, kas ma küsisin tema käes arsti, ta on mu sõbranna, kas see on ikka taevane või nagu naturaalne looming. Ta ütles, ei, see nagu me paneme samasugust ja sul mingi probleemid ei ole. Aga need mugi saksa arstid ütles, et sa peab seda kõik palju raha maksma, sellepärast nad on nii suured augud. Isegi pool kartulit võib seda kuidagi peida ennast. Ja no see oli, ja siis ma mõtlesin, wow, kohe tulnud sellest rõimu. Siis ma käisin rõimustama, kui see on Johannesele, siis ma läksin seda jutlustama evangeelium, seda nagu pakkuda toid ja kohvi ja tee ja piirugad ja kõik asjad. Ja oli suur rõim ja mõtlesin, kui lihtne me võiksime rääkida Jumalaga, kui ma isegi ei palvetanud. Isegi lihtsalt anna mulle rõimu. Aga Jumal, ta lihtsalt teab, mis teeb meie rõimu. Kõige rohkem, mis me vajame. Ja, kes vajab hambad. Keegi peaks tantsima, et sama hambad ja saada nagu verirõhk alla. Ja see Jumal pannud mulle seda. Ma sain terveks ammu, et mu jalgadega oli probleemid ja Jumal ütles, mine tanssi. Ma ütles, keegi ei tanssi. Mis inimesed mõtlevad minu ees, ma lähen ees tantsima. 1000, seal oli, ma ei tea, 100 inimesed, suur konverents tulnud igal pool, keskel surupis ja ma olin tool taga. Siis kui mul oli see probleem, kui järsku ma võiksin lihtsalt kukkuda, siis midagi jalaga oli juhtunud, et ma lihtsalt, ja ma ei saanud midagi, ma paar korda juba kukkunud ja siis ma ütlesin Johannese, et toolid peaks taga olla, pane auto kohe kõrval ukse juures, mis ma lähen, siis ma seisan, et ma ei kukkunud. Ja järsku keegi mitte normaalne inimene hakkas tantsima, et inimesed, et tule ette, üks inimene hakkas tantsima. Ja siis Jumal ütles, mine sina ka. Ma ütles, ei, kuidas, me olime pastorid, see on Paldiskis ja me hakkasime siin tantsima. Normaalsed inimesed, tavaline seisavad nagu, võib niimoodi liikuda ja võib-olla plaksu mõnikord teha. Aga siis ma pean minna ette, isegi ma võin kukkuda. Ja siis Jumal ütles, mine kohe või praegu või mitte kuhugi, mitte kunagi. Siis mul tuli juba teine hirm, et ma ei taha ole haige terve elu, mitte kunagi. Ja siis ma jooksis ees, tantsisin, ma ei tea, terve tund seal ja kui mina tulnud tagasi, ma olen täiesti terve. Siis Jumal pannud selle mu südamesse ja see pannud iga riigis, kus mina käin, siis mõtlen, tahad olla terve, et mingi tantsigi Jumala ees, mitte inimestele ees, Jumala ees. Ja siis ta täidab kõik teie soovid, te saite terveks nagu David ja tänu Jumala ees kõige ja olge inistatud ja ma lõpetan praegu, et ma hakkan tantsima siin. Tänan. Jaa. Missionäri elu on väga huvitav vist, jah. Kui paljud igatsevad juba minna Hispaaniasse mauridele kuulutava evangeeliumit. Aitäh. Eigo juba ja 1000 käed tõusevad siin. Kõik tahavad minna juba. Ja no jah, okei, oleme nõus, mine Portugali ja ära mine Hispaaniasse. Aga tuleb välja, et nii saab ka elada ja tuleb välja, et nii saab ka terve olla ja tuleb välja, et nii saab ka hambaarsti juurel käia, nii et sa hambaarsti juures ei käigi. Kui paljud mäletavad David Herzogit, kes siin meie majas oli? Tõstke käsi, kas keegi oli siin või on? Vähesed olid. Sellel päeval oli siin 301 inimest selles saalis. Jah, 301 inimest ja teda nagu seostatakse sellega, et tema koosolekutel inimestele tihti kasvavad suhuhambad. Olete kuulnud, jah? Ja väga paljudel Šveitsis alles ja siis veel hiljem ka kasvavad. Ta sõidab ise minema, aga hambad kasvavad tagant järele. Mitte tema suhu, vaid nagu nendele, kellel vaja on. Muidu talle läheb nagu topelt või liiga palju. Ja teda seostatakse ka sellega, et kulda tekib ja see on nagu juba tänuväärne nähtus, kui sa oled evangelist ja käid mööda maailma ringi. Ma arvan, et kullatolmu on vaja või kulda.
ma ei oska siiamaani öelda, sellist müsteeriumi on paar korda olnud, siia jäid ka mingid tükid. Ja ma ei tea siiamaani, kas nad on, mis nad on või mis nad ei ole ja niisugused mingid väiksed tükid tekkisid siia kuskile altarile. Et selline fenomen on olemas täiesti. Aga jaapanlased panevad hambaid kasvama nüüd 60-50 aasta inimestele sagedusega, kui paljud teavad seda. Et sa lähed kuulad mingit sagedust ja keegi piristab mõnda ajaga ja väidavad, et nädala ajaga nagu tekivad uued hambad. No samamoodi nagu käed kasvavad terveks või luud kasvavad kokku. Nad väidavad, et see on element niimoodi teatud selles olukorras. Jah, aga tänu Jumalale, et Jumal ravib 5 erineval moel. Kas ma sain, ma ei ole aru, et sulle plommid tulid suhu, jah? Jah, eks ta tuleb igate pidi. Mõnel tulevad terved hambad, aga hea, kui plommidki saaks. Tahaks ka ja ma tahaks ka, aga ei julge minna, ma kardan seda süsti, sest see süst on jällegi selline, mis tekitab mul vere nagu kokku tõmbama ja siis ma võitlen sellega, et see veri kuidagi vedelamaks saaks jälle, et süda üle koormuses ei ole. See on kõik keeruline ja üksteisega ühte või teistpidi seotud. Aga siin on Jumala veri inimestel, kellel ei ole selliseid probleeme. Tänu Jumalale erinevate inimeste eest. Ja. Väga pikka aega ei ole, täna meil armulaud ka vist. Ja. Aga natukene räägiksin küll, võtaksin endale selle rääkimise osa. Teeme ühe laulu veel. Kas selle eelmise laulu võib, kas või osaliselt teeme selle laulu? Eelviimane võib-olla. Või mis see oli? Ja teate, ma tahaks Eero eest palvetada. Sul on see kontsert millalgi tulemas või ei ole või? Koorud, jah. No võt, palvetame talle soosingut. Kui palju teil on hea meel, kui Eerol on soosing nendel foorudes? See on nagu suurde lahingusse minek, et oleks aus lahing. Äkki teised ka lasevad palvetada, siis ei ole aus, kui sina ei lase. Siis sul ei ole, neil on 2. Ja, aga tule siia ette, palvetame sinu eest. Ja. Ei ole, las soosing tulla juba, see hakkab tulema, edenema, liikuma. Pärast, kui tuleb kontserdiks läheb, siis on eraldi värk, aga las olla natukene. Palume sulle mitte ainult tehnilist soosingut, vaid ka Jumala soosing, et Jumala võidmine tuleks sinna selja taha. Mitte ainult hea olek iseenesest, vaid laulu hääl, vaid võiks ka olla üleloomulik võidmine. Kui paljud arvad, et meil on võidmist vaja? Enamus on sellega nõus, sina oled ka nõus. Ja tänu Jumalale, minu soov on sinule ka positiivne, hea. Ma tahaks, et Jumal tõstaks sind sellistes asjades, kus ta sind kasutab. Ja et sellest tuleks üks ilus ja hea asi auks Jumalale ja inimestele. Mitte sind kuidagi tõrjuda, vaid nagu tõsta. Kui sa vahest oled meiega, siis me kasutaks seda juhust. Teeksime seda kohe. Ja me laulame ja me valvetame samal ajal Eero eest siis. Ja. Tõsta ka käsi tema poole. Tead sen, mida rohkem, seda vägevam. Kallis taevan isa, tänan soosingu eest selle mehe peal. Sina oled see, kes korjab meid üles siit ja sealt. Sa näed meie südameid ja sa näed meie olekut, issand. Ja sa vahest võtad ja ülendad meid erineval moel. Ja see ei ole alati see, et me peame kirikus mingisugust asja tegema. Issand, ma usun sellisesse ärkamisse, kus sinu inimesed on igal alal. Politseis, poliitikas, pankades, teatrites, kus kõik need teatrietendused on ka osaliselt vaimulikud, mitte usku või Jeesust kuidagi irvitavad. See sagu kõik ringi pööratud Eestimaal, Jeesuse nimel. Ja kontserdid ei ole ainult need vabamüürlaste kontserdid, koledad kontserdid, kus see kurat tantsib kahekeelsel viiulil või ilma selleta, vaid on ka ilusaid klassikalise muusikaid ja kontserdid, kus inimesed laulavad erineval kombel, erineval moel ja maailmakuulsed lauljad laulavad Jumala laule, nagu Eero ütleb siit kõrval. Isand, miks mitte? Ei võiks ka Eestis keegi olla tõstetud.
miks mitte? See vana mürakaru ei võiks saada ka ülendatud sinu poolt. Isand, vahest meie teod on meie teod, aga sinu soosing on teenimata. Mina ei ole tegudega midagi väärt, aga sinu soosing on olnud sinu arm. Ma tänan, Isand, et sinu arm puhkab ka tema peal ja Eerotari peal, et nad toetavad üksteist ja saavad need asjad tehtud sinu armu ja soosingu abil. Täname need eelvoorud, mis on hakkamisel. Tänu, et sinna sisenemine juba on soosingus. Mitte sinna ei tule pärast juurde, vaid see juba läheb soosingust sinna. See on mu südames. Ja kui me ülistasime, ma nägin seda, et kutsu Eero ette ja ütle talle, et mida lähemale sa tuled Jumalale, seda rohkem Jumal tuleb lähemale sinule. Mida rohkem sa annast temale ennast annad, seda rohkem tema võitmine sinu seest tuleb esile. Tule Peeter ka, paneme talle käed korra kõhu peale. Meie maas käsi eriti pähe ei tohi panna. Aga kõhu peal, me mäletate, kui roostlased õhutasid seda vaimu üles, mäletad Eero? Roostlased õhutasid vaimu üles siit kõhust. Kohe sa koged seda ise ka. Kallis taevane Isa, me õhutame üles Jeesuse nimel selle vaimu siit seest, Jumala vaimu. Ja täname, et keegi ega miski ei võta seda vaimu üle, vaid see on võitja vaim. See on see vaim, kes valitseb selles templis. Me kuulutame, sinu vaim valitseb selles templis, tõuseb siit ülesse, täidab tema ja täidab tema, ületab tema ja kõik muud mõjud, mida talle ka on kuskilt tulnud, need hakkavad kahanema, haihtuma, hääbuma. Ma räägin neile, hääbuge, haihtuge, kaduge Jeesuse nimel. Aga sinu mõju, kallis püha vaim, tõusku, suurenegu ja kasvagu Jeesuse võimsal nimel. Halleluja. Aitäh. Ja. Aitäh. Teeme ühe aplausi, olete nõus Eerole. Me peame üksteist toetama, mitte tallama. Olete nõus sellega? Halleluja. Saab lauda veel. Sa kuulutad seda, see astub tugevalt sinu ellu sisse. Ja valgust näita, tuli põleta. Ma tahaks veel ühe asja teha. Ma tahaks ühe evahariliku asja teha. Ma tean, et nii ei tehta. Andke mulle andeks, ma olen oma moodi natuke. Ma tahaks, et kõik tuleksid siia ette kiiresti. Jätkake mängimist, palun, see sama laulu. Teeme 2 rida, ühed siia poole ja teised sealt. Kiiresti. Ja. Kõik, kes saavad, tulge ette. Võtame kätest kinni nagu lasteaias. Kes aias. Ja teeme ringi ja niimoodi. Ja. Siit kinni, ja. Minge edasi, laske hetke mind keskele ja minge edasi. Võta seal Borissil käest kinni ja Silveris. Ja.
Tuhanded inimesed on kogunenud siia ette praegu. Halleluuja. Laulame koos seda salmi, olete nõus, teeme suu lahti, laulame, nagu oleks pulmas. Issand, kui võimas. Jah, Jeesus. Valgust näita, tuli põleda. Halleluuja, halleluuja. Su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on. Ahela murra ja valgust näita. Muusika vaikib ja ma tahaksin nüüd nii, et sa ütleksid, ma ütlen ennem ette terve lause, kui sa ei taha, sa ei pea, sa võid minna tagasi. Sa ei pea mitte midagi tegema, mida sa ei taha teha. Ära siis tee, kui sa ei taha. Ahah, siis tee. Ja see on see, mis sa ütled, ütle, ma alistun pühale vaimule. Ja ta on arvanud heaks mind kokku viia vot just nende inimestega. Ja ma teen otsuse, et ma armastan neid inimesi. Jumala armastusega taevast. Ma ei kisu eraklikuks mungaks ega nunnaks. Ma ei räägi nende vastu, vaid ma püüan neid tõsta. Sest mulle see on jumalik kontakt. Ja ma austan seda. Selle tõttu, et selle algatajaks ei ole inimene ega pastor, vaid selle algatajaks on püha vaim. Ja selle tõttu ma austan seda. Ma ütlen igaühe kohta. Ma austan teid. Ma austan teid. Ma ütlen, ma austan teid kõiki, sest see Jumal on tahtnud, et me üksteist ei vihkaks, vaid armastaks. Ma armastan sind, kallis õde. Ma armastan sind, kallis vend. Las Jumala armastus praegu taevast tuleb minu peale. Täidab mind ülevoolavalt. Üksmeelega. Teate, kui meil üksmeelt ei ole, siis meil ei ole midagi. Siis see väike, siis siin ei plahvata midagi. See plahvatab ainult üksmeeles. Kui paljud saavad sellest aru? Halleluuja. Halleluuja. Kiitus Jeesusele. Aitäh. Lähme oma kohtadele. Palun seda lugu veel mängida. Veel seda refrääni. Ja teeme aplausi. Ja halleluuja. Ja. Võib seda veel. See on jume lahe. Kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlase. Minu peres Jeesus, nime hüüan ma. Jeesus. Mält kostab nimi Jeesus. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlase. Minu peres Jeesus, nime hüüan ma. Jeesus. Mäelt kostab nimi Jeesus tänavatele.
Jeesus. Su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on. Ahelad murra ja valgust näita, tuli põleta. Ma arvan, et on hea aeg ka võtta korjandus. Palun Toomas, äkki sa võtad korjanduse ja pange ennast valmis. Anname issandale selle, mis te tahate anda. Aga ma jõuan lühikese pastori sõnumi ka anda. Ahela murra ja valgust näita, tuli põleta. Su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on. Halleluja. Ahela murra ja valgust näita, tuli põleta. Su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on. Ahela murra ja valgust näita, tuli põleta. Mäelt kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlase. Minu peres Jeesus, su nime hüüan ma, Jeesus. Aitäh. Mäelt kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus üle iga vaenlast. Kuuluta seda. Minu peres Jeesus, su nime hüüan ma, Jeesus. Kostab nimi Jeesus tänavatele. Pimeduses Jeesus, minu peres Jeesus, minu peres Jeesus, su nime hüüan ma, Jeesus. Su nimes vägi, su nimes tervis ja elu on. Täielik vabadus. Ahelad murra ja valgust näita, tuli põleta. Halleluja. Glory, glory, Jesus, we glorify you. Me anname sulle au ja tänu, issand. Aitäh selle korjandusest, mida inimesed vabatahtlikult on siia pannud. Keegi ei ole seda välja rääkinud neid, nad on ise tahtnud just need 1000 eurot siia, issand, et meil oleks ka toimetada võimalik, issand, ja see raha on antud sinule ja sina annad selle tagasi 30, 60, 100 korda võimsal kombel, võimsal kujul Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja. Aitäh teile, aitäh. Aitäh muusikale. Pastori sõna tuleb ka sitsensi bitte. Ma võin teha ruutu, sest pärast armulaud juba hingab kuklasse natukene, aga võtame pastori sõna ka vastu. Halleluja. Ma loen teile täna, mis te arvate, kellest me räägime täna? Kuidas? Õige, kus sa teadsid? Me ei räägi isegi Trumpist ega Putinist, sõjaolukorrast Ukrainas, raskest ajast, lastest Nigeerias, varastatud lastest Guatemalast ega veel kellegist, vaid me räägime Jeesusest. Sa oled õiges kohas. Halleluja. Jesaja 53, Ryan Firtsi, kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud issanda käsi vars. 2 huvitavat asja siin ees kohe. Kes usub meie kuulutust? See tähendab, kõik ei usu kuulutust. Kes ei usu kuulutust? Need, kes ei ole kuulnud kuulutust.
aga need, kes on kuulnud kuulutust, kas nad usuvad kohe kuulutust? Nad ka ei pruugi uskuda kuulutust. Elu näitab, et paljud juudid ka kuulsid kuulutust, aga nad ei võtnud seda vastu. Või kui mõned võtsid vastu, tulid salaja ja ütlesid, teeme sniti, tule öösel või ütle paar sõna. Igast variante kombinatsiooni oli laias skaalas. Nii ja naa ja Jumal osaliselt aitas neid kõiki nii palju, kui ta heaks arvas. Igal juhul on öeldud, et kes usub meie kuulutus ja teine osa on veel selline keerulisem osa, kellele on ilmutatud Jumala käsivars, ilmutatud. Tuleb välja, et lihas Jeesust uskuda on palju keerulisem, et teda õieti mõista kui nagu vaimus. Miks? Kas lihas usutakse Jeesust? No kuulge, suured usulahud on, kes ka tunnistavad Jeesust. Väga suured, isegi islami inimesed, nendel on ta prohvetina tegutsemas ja toimetamas ja mitte Jumala pojana ja neid on veel väga palju, neid usundeid, kus ta on peaaegu et peategelane või nagu lähedal asuv peategelasele, eks ole. Ja neid on väga palju, aga siis on veel olemas kristlik Jeesus, kes näitab, ilmutab ennast ilmutuslike teadmiste kaudu. Ja see on see, kus meie teiega tahame ja peaksime elama. Halleluja! Ja sellepärast meie ka peaksime olema sellises positsioonis, et me paneks tähele tema sõna ja tema ilmutust. Me võime seda ka mitte tähele panna. Kuidas? Siis, kui meie süda on külm ja kõva ja me oleme ära eksinud. Kui me ei palveta ega ei otsi teda, tõenäosus on väike, et me leiame ja käime teda. Tõsi on see, õnneks tema heldus on suur. Ta lihtsalt tuleb meile teatud aegadel õnneks järele. Ükskõik kuhu, kas või liivakasti. Ja tõmbab meid sealt vahest välja, koputab õlale, ütleb. Tule siit ära. Tule siit ära. Lähme edasi minuga. Ja need on erakordsed armuhetked. Kui isikud, kes võib-olla oleks juba kaotanud oma pääste ja krooni, kui Jumala arm, halastus ulatub nendeni, ta tuleb nende juurde ja ütleb, lähme siit edasi, tule siit ära. See ei ole sinu osa. Mul on sulle teine elu ja teine saatus. Halleluja. Sul on olnud nii, jah? Teine salm ütleb, ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ta tõusis meie ees nagu võsuke. Tähendab, seal nagu ei olnud midagi. Ja maa ei olnud ka valmis kandma vilja. Oli põuane lähedal needusele, kuiv. Kuivas maas, kui paljud siin on maaharijad, paljud on teist, vähemalt maasikapeenna harijad, teavad, et kuivas maas on ikka väga nigel värk. No sa pead sinna ikka midagi panema, kui sa mingi maasika sealt tagasi tahad saada, eks ole. Ja nüüd tema kohta on öeldud, et ta oligi sellisest kohast, mitte kuskilt täitsa kuivast kohast tuli mitte midagi. Ja kui me järgmist salmi vaatame, siis see, mis sealt tuli, oli inetu, kole ja mõttetu, et seda üldse ihaldada. Aga ma kardan, et me nii kaugele ei jõua. Ma teen lõike Jesaja 10 korraks ja ma tahaksin siit teiega koos midagi kõva häälega tunnistada. Siin on nüüd lõige sellest Jesaja 11 ja 1 ja seesama salm läheb siit nii. Aga Iisai kännust tõuseb võrse. Seesama vitsake, jah siis. Ja see võrse tema juurtest kannab vilja. Ütle, kui ma olen sellest võrsest, siis ma kannan vilja. Ma kannan vilja. Ja ma tulen kõige vastu, mis püüab mind takistada vilja kandmast. Ma võitlen ja ma saan kandma vilja. Ma olen nagu puu, mis on istunud veeojad äärde. Ja ma saan kandma palju vilja. Ja siis on tema kohta öeldud, et tema peal hingab Jumala vaim. Tarkuse ja arukuse vaim. Nõu ja väe vaim. Veel kord. Tema peal hingab selle võsukese peal,
hingab Jumala vaim. Selle, kes on loonud selle maailma, selle vaim, ilma milleta meie kellegi elud ei muutu. Ilma milleta mitte midagi ei juhtu. Ilma milleta mitte midagi ei saa, sest Jumal eeldab usuvaimu. Ja kõik, mida me temalt saame temalt usu kaudu. Nagu eelolev kõneleja rääkis, et läks magama, ootas, uskus, palus abi või ma ei tea, kas ei palunud vist abi, lihtsalt abi tekkis. Jumal nägi, asjad laekusid, toimusid. See üleloomulik vaim, looja vaim, see on tulnud sinu ja minu ellu. Ja ta on teinud mida? Ta on vabastanud sind ja mind. Millest? Kogu kremplist. Mis asi on kogu krempel? Kogu krempel on see, et sinul ja minul on kalduvus olnud juba ja me oleme seotud nagu nabanööriga selle maailma pärilikkuse külge oma vanemate kaudu. Kui paljud saavad sellest aru? Me oleme olnud seotud. Me oleme seotud käsuneeduse külge, tema sõna läbi. Ja me oleme seotud igasuguse seaduse külge. Me oleme seotud kuningaseaduse külge. Me oleme seotud riigi ja rahvuse seaduse külge. Me oleme igasuguste seaduste külge seotud. Mõned on läinud veel kaugemale ja mõned väidavad, et me oleme sündinud merest ja veest. Ja Rooma seaduse järgi, otse kui me sünniks seest, kuna meid tuhudega naise või ema kõhust vetega uhutakse välja, siis nad võtavad seda nagu aluseks, et me oleme välja uhutud. Ja kui me jõuame sadamasse ehk maailma, ehk seda nimetavad seda pordiks, siis see maailm või port võtab meid vastu ja me sünnime siia maailma justkui mereõiguse läbi. Ja sellepärast kohtunikud on mereõiguse riietes ja sellepärast koolilõpetajad on mereõiguse riietes kõigi nende neljakandilistega. Olete näinud Ameerika koolides, kui nad lõpetavad või te ei vaata telekaid. Sellepärast kõik, kes juhtivtöötajateks saadakse, gradueeritakse mereseaduse alusel kellekski ja millekski ja siis vastavad isikud võtavad neid, hakkavad neid kasutama, mumpsima neid oma töökohtadel ülespoole, sest nad on treenitud, programmeeritud neile kuuletuma, nendelgi tegema, olema. Ja nüüd tuleb püha vaim ja ütleb, et ma teen sind kõigest vabaks. Vau, šokk. Nii küll ei saa olla või saab. Aga miks? Sellepärast, et ta on Jumal. Ja ta kirjutab meile, keda Jumal teeb vabaks, on tõeliselt vaba. Ja lõhub katki mille? Kogu sellest saatanliku nõnda nimetatud, kui paljud teavad, et juriidiliselt kohtus meil on ka mereõigus, teate, eks ole, enamuses, jah? Rooma õigus, mis tulenebki mereõigusest, jah? Ja ta lõhub meid sellest saatanliku võrgu küljest katki, tõstab meid välja. Aga ta ütleb meile, et loomulikult sa pead alluma ühiskonnale, kus sa elad teatud määral. Aga mitte nii, kui nad ütlevad sulle, et mine lapsi sööma või lõikama, et sa teed seda. Selleks on ta andnud sulle mõistuse ja arusaamise ja vaimu juhtimise. Et on asjad, mida me võime teha, asjad, mida me peame tegema ja on asjad, mida me ei tohi teha. Me peame kuuletuma ühiskonnale, mitte varastama, valetama, võimalusel sõitma jänest. Mitte sõitma tahtsin öelda. Mõned sõidavad veel hinges, aga hing muutu seal Jeesuse nimel. Ära sõida enam. Ja teate, see võimas vaim, mis teeb meid vabaks, ta katab meid nagu uue olemisega, Jeesuse olemisega. Ja see on teine maailm. Seal on teised motivatsioonid. Kui ennem keegi ütles Jumalale või keegi ütles, et ma võtan sult käest ära, et mul oleks 2 ja sul ei oleks ühtegi. Nüüd on teised reeglid. Kui ta ütles ennem, et inimene on inimesele hunt või ahv. Nüüd Jumal ütleb, et inimene armastab teist inimest. Kõik on muutunud. Kui tema üleloomulik Jumala vaim tuleb sisse,
siis ta toob meile selguse tõe kohta, kohtu kohta ja patu kohta ja selle kohta, et Jeesus valitseb ja tema on kuningate kuningas ja isandate isand. Järgmine salm räägib meile sellest, millest ma praegu rääkisin, et ta toob sisse Jumala tundmise kartuse. Ma ei saa siia pikaks kinni jääda, õudselt tahaks, tohutult kiusab mind. Aga ma tahan siin natuke allapoole pointini jõuda, et armulahut ei tuleks väga varem peale. Ei ta mõista kohut silmanägemise ega otsusta kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsale kohut õiguses. Küll on hea, ütled, küll on hea, et on üks pidev punkt, kus on olemas konstantne õiglus. Ükskõik, oled sa rikas, vaene, must või valge, sinine või punane, sinu jaoks on olemas Jumala õiglus. Ja sa saad sellele toetuda, nõjatuda ja selles olla. Ja see mõistab õiglast kohut rikkale, vaesele ja ükskõik kellele. See lihtsalt on õiglane, sellepärast tema ongi õiglus. Halleluja. Ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Nüüd tuleb see point, kuhu ma tahtsin teiega jõuda. Järgmine salm ütleb, et ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Ma mõtlesin, et ma kiusan teid enne ja palun mõningaid asju oma suuga välja öelda, mis nagu surmavad nõiduse asju. Ja siis küsin teilt, kas nii saab öelda või mitte. Ja ma oleks lootud, et keegi ütleb religioosse jutu, et nii ei saa, et ainult Jumal saab. Ja siis loen teile seda ja näitan, et nii saab ka. Aga aeg läks ära ja Eero unistamine oli ka väga vajalik. Ja nüüd ma näitan teile ka, et see on kirjutatud siia, et Jeesuse vaim lööb suu vitsaga maad ja surmab oma õelte puhanguga õela. Halleluja. Ma tahaks teha nüüd nii, et me kõik tõuseme korra püsti. Ja ütleme igaüks oma suuga. Kas sa võiksid sünti mängida? Me hakkame kokku tõmbama. Sa ütleksid oma suuga. Kõik see, mis piirab minu kasvamist, hukkugu praegu, kuivagu ja vähenegu. Jumala arm ja vaim minu sees, aga kasvagu ja tõusku. Kõik manipulatsioon minu kohta, nõidus mingitelt altaritelt, mida võib minu nime olla tehtud. Ma räägin sellele praegu. Sure, hävine, hääbu oma suuhuultega. Ma keelan sellel jätkuda. Ma olen vabastatud vabaks Jeesuse poolt pühavaimu väe läbi. Ta on selgelt öelnud, vabaduseks olen ma sind vabastanud. Ja ma astun sinna vabadusse jätkuvalt sisse. Jumala riik on õigsus, rahu, rõõm pühas vaimus. Mitte sidrun, vaid rõõm. Millal tuli hiljem siia, ma vaatasin. Ta ei teadnud, et me rääkisime rõõmust alguses. Aga ta rääkis ka rõõmust. Ütle, rõõm on minu päris osa. Ja ma kustutan kõik selle väe, mis on püüdnud röövida minult Jumala rõõmu. Sest ma olen rõõmus nagu kasellikene väljal. Kapslen, kipsadi, kapsadi, kapsadi, kapsadi. Seda ei pea ütlema. Aga kui sa tahad kapselda, võid öelda. Halleluja. Ja ütle veel. Jumal on määranud mind peaks, mitte sabaks. Need jõud, mis on takistanud mul tõusmast, ma kõnetan teid ja ma hävitan teie takistava jõu praegu. Löö jalaga vastu maad.
Jeesuse nimel. Ma purustan selle võrgustiku. Ma astun oma vabadusse. Ma astun oma ülendusse. Ja kõik ülendus, mida Jumal on minu jaoks ette näinud, ei vaju ega jää ära, vaid täitub minu elus koos prohvetliku saatusega. Ja ei ole sellist jõudu, mis saab Jumalat kinni pidada. Mind aitamast või tõstmast. Mind tervendamast või parandamast. Mind õnnistamast või varustamast. Mina aga olen kutsutud armastama oma liginimest. Mitte vihkama ega needma, vaid armastama. Jeesuse nimel. Halleluja. Issanda õndsus, seda ei pea ütlema. Issanda õndsus on sinu kartuses. Ja ma otsustan karta Jumalat, ütleb koos minuga. Issand annab mulle praegu Jumalat kartva südame. Teate, ma lugesin Ezekelis. Siin on kirjutatud, et annab tervele rahvale, teatud perioodis andis tervele rahvale uue, mitte patu tegeva Jumala kartva südame. Ma ütlesin naisele, vau, kuidas küll saaks nii, et lihtsalt terves lauluväljakul näiteks juhtuks ka niimoodi, et palju seal on see 300 tonni või kui palju rahvast tuleb sinna ja kõik saavad Jumala kartva südame, lähevad sealt ära pärast trammipeatusse või kuskile, tõstavad selle trammi üles ja kui trammis on mingid inimesi, küsivad, kas teil on juba Jumala kartev süda? Nad ütlevad, mis asi see on? Ütleb, kohe ma näitan teile, mis asi see on. See on see, et sa tunnistad Jeesust enda üle. Kujuta ette, terve Eestimaa saab selle õhtul päästetud. Kõik türklased, kes siin elavad, hispaanlased, portugaallased, albaanlased, hispaanlased, eestipaanlased, somepaanlased, lätipaanlased, ma ei tea, mis kõik Jumala tuul tuleb nagu suurte vete kohin ja ta puhub üle selle maa ja rahva ja lauluväljaku ühel võimsal kombel. Ja see pilvekene on juba liikumas meie poole. Võib-olla see pilveke on juba siin. Meil on tarvis astuda sinna sisse ja võtta see vastu. Mul ei ole praegu rohkem enam aega, ilma et ma armulauda liiga edasi lükaks neid salme lahti võtta. Aga need on niivõrd täis elu ja niivõrd täis jõudu ja vabastust ja armu ja halastust ja tunnistust, et Jeesus maksis meie eest oma verega. Ostis meid vabaks haigusest, needusest, vaesusest ja vaimsest surmast. Ja kui sina mina järgi ei jäta, siis need asjad on varem või hiljem osa meie elust. Jeesuse nimel. Halleluja, halleluja. Niuke oli lühike pastori sõna ka tänaseks. Anname Jumalale ühe tänu. Halleluja, kui te olete midagi saanud. Halleluja, kui te olete midagi saanud, anname Jumalale tänu ja au selle eest. Et ta on hea, et tema heldus kestab igavesti. Et ta on... Aha. Ma tahtsin öelda, et sel aastal lauldakse siis mitmeid täisevangeelseid lauluväljaku kaare all. Ja evangeelne president Ivar Karis on nagu teinud teistmoodi kui vähem evangeelne president Kersti Kalju Manaid või kuidas see oli. Ja temale ei meeldinud niivõrd evangeelsed laulud. Ja härra Ilvesele meeldis Kerli Kõps või mis selle nimi oli, kes sukkades seal esines kuidagi või mul ei tule meelde praegu. Aeg läheb, asjad kaovad. Aga Jumal tänatud, et iga aasta omamoodi. Iga aasta ei ole ka ühesugune. Ja kui Jumal on koputamas meie piiride taga, siis Jumala kartus on sisenemas meile, meie kogudusse ja isiklikesse eludesse. Jeesuse võimsal nimel. Halleluja. Amen.